Võrumaal Sulbi külas aetakse võõrad kas või püssi paugutades minema. Nii räägib Aili vallaots, kelle taluhoovis üsna hiljuti püss paukuski. 3 aastaga on tapetud juba 10 Aili koera. Naise sõnul on kogu asja taga reformistist vallavolikogu esimees ja külavanem Aivar Rosenberg. Karmi käega mees olla isegi uhkustanud, et nii kohalik politseinik Meelis Tsopp kui ka vallavanem Tarmo Kongo söövad tal suisa peost. Tema enda sõnad on, et kõik on minu kontrolli all. Tema enda sõnad on ka see, kui ma küsisin tema, et miks tema koerad ei ole aias, et miks minu koerad peavad aias olema, mille peale ta vastas, et siis ta peab tervele Sulbi külale aia ümber ehitama. Et väga ennast täis mees, tema enda ütlemine ja mina olen seda ise kuulnud ja ta on selle mulle näkku öelnud, et vallavanem teeb seda, mida mina tahan, aga mitte vastupidi. Proua jutu järgi olete tegelikult teie, härra külavanem, selle küla kõige suurem pätt ja kaabakas, mafiooso suisa, politseinikud, vallavanemad, kõik söövad teil piost, et hea, et veel riigi presidentiga ei teie käest nõu küsimus, et kas see vastab tõele? No vastab tõele, lugupeetud Arnold Rüütel käis tõesti minu pool ja sõi ka meie valmistatud toitu. Aga ütleks niimoodi, et mismoodi mina näen välja või seda peaks küsima rahva käest. Et mina ei ole ise õige mees sellele kindlasti vastama. Mõned aastad tagasi otsustas Aili vallaots maale kolida. Taskukohase hinnaga talukese leidis ta Võrumaalt Sõmerpalu vallast Sulbi külast. Aga sulbikad ei tahtnud kuidagi sisse rännanud naisega sõprust teha. Eks Aili andis ise ka veidi selleks põhjust. Naine hoidis oma ette ja ajas vaikselt tikkimisäri. Samas hakkas Aili vallaots ka kohaliku elu korraldama. Küll ei sobinud talle, et kärakas Sulbi sööpäev läbi saadaval on, siis jälle, et Sulbi poe juures õlut kaanivad venikesed tema aias põit tühjendamas käivad. Lisaks tundus uusasukale õõvastav, et purupurjus jahimehed püssidega Sulbi küla vahel ringi kakerdavad. Kanget naist ei suudetud kuidagi paika panna. Lõpuks leiti tema õrn koht. Õudus oli see, kui mürgitati ära 6 kutsikat. Ja nad surid 48 tunni jooksul, 6-7 kilosed kutsikad. Nende toit oli õues, toit oli mürgitatud, koju tulin, siis vanad koerad täpselt samamoodi kannatasid väga tugevate seedehäirete all ja nagu värisesid jalgade peal. Ja siis oligi nii, et päästa kutsikaid või suuri loomi. Aru ma ei saanud, mis toimus alles hiljem. Öeldi mulle jahimeeste poolt, et see sai olla ainult rebase mürk. Teades, et külast ega vallast abi pole loota, pöördus Aili politseisse. Ma ei ole mitte mingit abi mitte kusagilt saanud, hüüd ja hääl kõrbes. Ja viimane kord, kui siin õue peal käis vestlus ja ma ütlesin, et kaua see klapperjaht minu koerte peale kestab, siis mulle naerdi sõna otseses mõttes näkku. Politsei poolt? Jah. Ja oli juhus, kui 12:30 mina ise kutsusin politsei välja, kuna minul varastati ära rahakott. Tulevad 2 noort poissi, kell 12:30, kas ma pidin siis hoidma nii kaua seda varast kinni, tulevad mu õue peale, hakkavad jalaga koeri peksma, kes haukusid nende peale. Siis võtsid asjad aga ootamatu pöörde. Aili koeri hakati süüdistama igasugu pahandustes. Tema koerad nagu jooksevad vabalt ringi, kiusavad inimesi. Siis mina olen selle poolest pöördunud konstaabli poole, kuna inimesed on kurtnud, teinud kirja meil valda, et selline olukord on. Üks talumees helistas kevadel ja ütles, et tema koer tuli metsast, see on siin nüüd paar kilomeetrit kaugel, et kits hambus. Et see on küll fakt, mida mina tean. Ometigi ei tohiks nagu asi oma kohtuks kätte minna, et kes see neid laseb siis siin? Seda ei oska öelda, võib ainult natuke aimata, aga eks see ole see vili, et aastate jooksul ei ole suudetud nagu seaduslikult midagi temaga ette võtta. Et tema on oma jäärapäiselt oma koeri hoidnud nii, nagu talle meeldib, et ta nagu ümbruskantse rahva huvidega ei ole arvestanud, natukene kapriisne ka. Et eks see oma kohus tulebki siis, kui seaduslikku jõudu taga ei ole. See ei ole esimest korda, sest see on juba 2-3 korda, et koer on minu kanat nahka pistnud. Ja see kord oli tõesti kanu väga palju, 27 kana, mis läks koera ohvriks. Proua ise väidab, et sulerada läks metsa poole, rebased. Ei läinud metsa poole. Sulet olid kõik siin õue peal, siin oli rahvast küll, kes tunnistasid ja nägidki, et kanat olid kõik siin õue peal, laibad korjasid kokku.
Aili sõnul ei maksa aga Astit kuulata, sest külavanem Aivar Rosenbergi suuvooder rääkivadki just seda, mida Aivar käsib. Ja see on see kurikuulus kanala. Ja siin on siis toimunud need massimõrvad, nagu mina neid nimetan. Ja minu koerad peavad nii targad olema, et võtta lahti uks, kõigepealt tõsta aed eest ära, siis võtta lahti uks ja siis kutsuda kanatõrre pealt alla. Aili aga teab, miks ta Rosenbergile ette jäi. Külavanema enda penid tulid tema koertele kosja ja ta julgenud selle kohta kaebuse esitada. Politsei hakanud selle peale aga hoopis Ailit kimbutama. Trahvi tehtud isegi selle eest, kui Aili penikas või koduvärava ees lamanud. Tulid külakoerad õue peale. Fredi läks kaitsma oma territooriumit ja suured koerad hammustasid ta pooleks. Kuna mina esitasin politseisse avalduse konkreetsete koerte kohta ja koera omaniku kohta, kelleks oli Rosenberg Aivar. Selle asja lõpetati niimoodi ära, et auto oli hammastega, et ei olnudki koerad süüdi. Tema koerad. Asi lõpetati ja koer ka lasti maha. Külavanem Aivar Rosenberg aga ei eitagi, et jooksu ajal lippasid ka tema koerad küla vahel ringi. Jah, on olnud ja see oli vist paar aastat tagasi, kui käisid. Ja seda on olnud. No seda juhtub ikka, ega külas vist väga seda eeskirja väga ei järgitagi tegelikult. No ütleks jah, et kui ikkagi maja ümber koerad ringi käivad, ega seda numbriks ei peeta. Numbriks peetakse ikka seda, kui see üle piiride läheb. Selle aasta kevadel aga jant jätkus. Ühel hommikul leidis Aili vallaots oma hoovist kitsenaha. Nagu kord ja kohus teatas ta sellest nii külavanemale kui politseile. Politsei tuli kohale ja tegi Ailile järjekordse trahvi. Aili ei mõista, mille eest. Hommikul ärgates vaatan õue ja näen kitsenahka. Lähen juurde, täiesti jahimehe töö, kes oskab looma nilguda ja nülgida ja pea ka küljes ei ühtegi konti, ilusti rasvast, alusrasvast ära puhastatud, nii et võtta nahk ja mine vii parkimisse. See on ilmne jahimeeste töö, sest mina näiteks ei oska nahka maha võtta kitsel. Ja kui ma sellega pöördusin abipolitsei poole, kui ma pöördusin konstaabli poole, siis mina sain trahvida, et sisuliselt ma ise ju kaebasin oma koerte peale, et minu koerad metsast naha tõid, aga mina tean, et see nahk toodi mulle õue peale, kuna puudusid lohistamise jäljed. Aili hoidis oma koertel nüüd juba hoolsamalt silma peal ja ei lasknud neid enam oma päi uitama. Paraku polnud sellest kõigest kasu. Koerad on mul öösiti õues lahtiselt. Siis ma kuulsin sellist heledat laksu 2-3 korda, mis nagu joonlauaga vastu lauda lüüa. Ja kõik oli vaikus. Ja masin jäi seisma, kuulsin ma ukse taga krõbistamist ja läksin sinna, oli verine koer. Ja esimesed verejäljed olid siin auto juures ja siit üle õue ta läks kuuri alla peitu ja ukse taga, seal oli ta jõuetuna maha langenud ja siis ma kutsusingi politsei. Teine koer oli kohe niimoodi surma saanud, et tema oli auto peale visatud ja minema viidud. Tema laipa ma ei leidnudki. Aili üks koer jäigi kadunuks. Teisest koerast lendas kuul läbi, aga vaatamata tõsisele kopsuvigastusele suutsid loomaarstid ta elu siiski päästa. Aili ei julge enam oma koeri isegi koduaeda lubada. Penid elavad nüüd elutoas. Sulbi külavanem Aivar Rosenberg on aga väärikas mees ja on nõus Ailiga ka näost näkku kohtuma. Ükskord peab ju asjad ikkagi sirgeks rääkima. No see ei vasta sul kindlasti küll kohe päris tõele, et sind välja püütakse siit süüa. Aga see selline laus hirmutamine ja ähvardamine. Õde on mul tunnistajaks, kuidas naabrimees ähvardas ja mis kõik minuga tehakse ja terve külamehed teevad seda kõike minuga, eks ole. Ja no mis nad lubasid teha rivi, väikstada? Jah! Mida väiksem mees, seda suuremad sõnad. Igatahes pole Aili vallaots alla andnud ja nõuab õigust nüüd juba siseminister Rein Langilt. Aivar Rosenberg valmistub aga kohalikeks valimisteks. Kohalik konstaabel Meelis Zopp aga otsib ka ilmselt tulevikus metsa alt Aili koerte junne ja vorbib naisele trahve. Annaks vaid jumal, et sulbikad ikka külma pead säilitaksid ning üksteist kõmmutama ei hakkaks. Elu sulbis jätkub vanaviisi.